tere! Täna näitan teile, kuidas saada volüümikas ja vastupidav tupeeritud soengupõhi. Alustuseks võtan seitli kõrvalt jaotuse. See ei pea olema korrektne ja võib olla võetud ka ilma kammita. Enne tupeerimist kannan salgule kohevust andvat spreid. Oluline on, et sprei sisaldaks endas ka kuuma kaitset, kuna kasutame sirgendajat. Seejärel kammin salgu läbi, et eemaldada pusad ning tõstan salgu ülesse. Tupeerin ehk kammin vastupidises suunas. Tõmban kammiga juuste keskosast suunaga alla 1–3 korda. Järgmisena läheb vaja sirgendajat. Juuste kuum töötlemisel tasub alati meeles pidada, et ei ole vaja lasta töövahendil minna üle 200 kraadi. 180 kraadist täiesti piisab. Patsutavate ja silitavate liigutustega käin sirgendajaga üle tupeeritud osa. Jälgin, et kogu tupeeritud osa saaks sirgendajate all soojaks. Jätan salgu jahtuma. Kordan protsessi veel 2 või enama salgu peal. Enne lahti kammimist kasutan juustes kerget juukselakki. Lakki tuleb peale lasta umbes 30 cm kauguselt. Seejärel kasutan pusaharja. Tupeeringu lahti kammimist alustan kõige alumisest salgust ning liigun ülesse poole. Lõpetuseks kasutan uuesti kerget lakki, et kinnitada soeng. Kasutan tavalist kammi, et juureosa ülesse poole tõsta ning kinnitada see lakiga. Tupeeritud soeng sirgendajatega sobib hästi kinni pandud soengute eeltöötlemiseks või miks ka mitte jätta tavaliseks kohevaks soenguks. Nagu näha, siis erinevus tupeeritud poolel ja tavalisel poolel on märgatav.